Tere hommikust, jälle reede käes ja täna siis räägime personaliotsingu teemal, et siit sa saad kindlasti häid mõtteid, võib-olla ka mis iganes häid mõtteid, et ükskõik, kas sul praegu siis on vajadus kohe tööjõu järgi või tõenäoliselt on, sest et ettevõtjatena me teeme tegelikult neid ületunde päris tihti iseenda arvelt, oma tervise arvelt, oma pere arvelt, kellel siis ei oleks vaja abijõudu, kindlasti on abijõudu vaja, aga mul on hea meel, et täna siis Laura on rääkimas meile sellest, et mida teha siis, kui sa oled värbamas esimest korda endale töötajaid, et võib-olla selle jaoks tundub see nii selline tume maa, et ei tea, kust kohast alustada, neid hirme kindlasti väga palju. Mina tean oma ettevõtluskogemusest, et ongi võib-olla kõige suurem hirm on see, et kas ma saan palgamaksmisega hakkama, võib-olla kui ei ole seda püsisissetulekut kohe alguses ettevõttes või millal üldse on õige aeg hakata kaalutlema seda meeskonna kasvatamist ja nii edasi, et ei juhtuks sellist asja, et kuu lõpeb ära ja sul ei olegi palka maksta inimesele või näiteks oled kogemata võtnud vale inimese või on liiga pikk see õpetamise protsess olnud või mis iganes valearvestused, mis tegelikult võivad saada ju saatuslikuks sinu ettevõtlusele. Ja sellepärast tasub kindlasti küsida targematelt, kes on juba aastaid selles valdkonnas tegutsenud. Nii et tere tulemast, Laura, ja mul on hea meel, et sa siin oled jagamas oma kogemusi, et räägi kõigepealt enda taustast natukene ja miks sa üldse selles valdkonnas töötad, mis sulle seal selles personaliotsingus nagu kirge kütab? Ja tere hommikust minu poolt ka. Suur aitäh kõigepealt Marikale ja sinu tiimile ka, et hästi hea meel on siin olla. Minu taustast nii palju, et aastal 2013, kui avati Eestis esimesed H&M poed, et siis läksin sinna tööle ja vähem kui aasta aega hiljem siis hakkas ka kontor kõvasti laienema ja läksin sinna kontori assistendiks tööle, aga tegelikult hästi suur osa oli seal ka värbamise tegevustes. Ja mul avanes seal võimalus ka teha läbi kogu personalijuhi selline töövarju või nagu õppimise programm nimega HR Next Me, et sealt sain siis hästi hea kogemuse ja esimest korda puutusin värbamisega kokku ja üsna kiiresti see sai lemmikuks osaks ka sellest kogu tööst, et aitasin leida kokku sadu inimesi tööle siis nii uutesse kui ka nendesse esimestesse H&M poodidesse. Ja sealt edasi liikusin tööle Sky Groupi, mis on siis Eesti number 1 kõrgtööd ettevõte. Et seal sai ka hästi palju tegeletud värbamisega, nii siis sai otsitud kõrgtööde spetsialiste kui ka erinevaid kontorirolle. Et ka see oli hästi huvitav ja siis vaikselt tekkis mõte, et võiks ka nagu enda tegemisi kõrvalt teha ja tegelikult alustasin sellise väikese hobiettevõttega, et tegin käsitehteid ja müüsin neid, aga siis tegelikult kogu selle pika värbamiskarjääri juures mul ei olnud nagu isegi sellist mõtet alguses pähe tulnud, et see on nagu miski, mida inimesed tahavad tellida, eks ju. Ja siis tänu Starfish Academy'le tegelikult sain nagu selles idees rohkem selgust ja siis järk-järgult hakkasingi toimetama enda ettevõtte personaliheidega. Ja miks mulle see meeldib? Et mulle meeldib mõelda, et ma olen nagu kosja sobitaja, aga ma ei vii kokku mitte nii-öelda romantilisi partnereid, aga viin kokku tööandjaid ja töötajaid, et mõlemad pooled tegelikult saavad sellest võita, saavad sellest kasvada, areneda ja tegelikult aitan inimesi niipidi siis ka õnnelikumaks teha. Väga huvitav, väga põnev. Nii lahe on, kui inimesele meeldib see, mis sa teed, sest siis tulebki see kõige nagu paremini välja ka, et ju seal on mingisugused annid sinust siis selleks, aga ma tahaks kõigepealt küsida enne, ma tean, et sul on nagu häid mõtteid nagu struktureeritud ka, mida sa tahad meile slaididena jagada, aga ma tahaks ennem küsida, et mis on sinu kogemuse järgi sellised peamised vead, mida ettevõtjana ma mõtlen, et mis seal siis on, et ma võin ise ka ju endale töötaja leida, aga mis on need ohukohad, miks tasub nagu pöörduda ikkagi spetsialisti poole? No värbamisel on nii palju neid libastumise kohti. Kõige tihedam ja kõige sellisem ahvatlevam on kiirustamine. Et tavaliselt ikka on see, et nüüd ma avastasin, et mul oli vaja töötajat eile. Nüüd on kiire. Ja kui me kiirustame, siis meie aju automaatselt hakkab leidma põhjuseid, miks see inimene kindlasti võiks meile sobida, sest et meil on teda nii väga vaja. Aga niimoodi me ise ignoreerime neid erinevaid ohumärke, et tegelikult värbaja eesmärk peaks olema iga inimese kohta leida neid põhjuseid, miks ta ei sobi
ja tööle võetakse siis lõpuks see inimene, kelle kohta neid välistavaid tegureid lihtsalt ei leita. Et kiirustamine kindlasti on see kõige suurem libastumise koht. Päris hea point nagu, aga nüüd selline küsimus ka, et tööturg on minu meelest nagu väga palju muutunud, et tohutult killustunuks, et pole üldse nagu ebatavaline, et inimene töötab palgatööl, siis ta teeb kõrval oma 3 mikroettevõtlust, on ju, mis iganes ehteid müüb või mida iganes, ja siis võib-olla pakub veel freelancerina kuskil teenust, et kuidas on see killustatus muutunud sinu tööd võrreldes näiteks sellega, mis 10 aastat tagasi oli teistmoodi, eks inimesed otsisid rohkem püsivat töökohta. Ma arvan, tänapäeva noored, keegi ei otsi töökohta, kus nad saaks 5 aastat olla rahulikult või 10 aastat. Tegelikult see on äge, sest et uusi erinevaid võimalusi on nii palju rohkem ja see annab mõlemale poolele tegelikult hästi palju paindlikkust juurde. Et näiteks minu enda tiimis ka ei ole mitte ühtegi töötajat, kõik on alltöövõtjad, aga samas meil on ikkagi see tiimitunnetus väga tugevalt olemas, mis sest, et inimestel on ka palgatööd või mingid muud toimetused, millega nad tegelevad. Et tegelikult ongi uus normaalsus see, et inimene ongi mitme erineva tiimi liige justkui, aga ta ei panusta kuhugi esmaspäevast reedeni 9-5. Et see on uus normaalsus, aga see ei tähenda seda, et neid inimesi peaks vähem hoolikalt valima. Nii et selles mõttes sa traditsioonilisel viisil ei aita leida sellist palgalist otseselt, vaid sa aitad leida siis ka projektibaasil inimesi ja mis iganes tiimi põhimõtteliselt siis inimesi või? Ja mina aitan leida tiimi inimesi ja tegelikult minu jaoks ei ole üldse oluline, kas ta on täiskohaga, osakohaga, on ta palgatöötaja, on ta alltöövõtja. Et see põhimõte tegelikult on ikkagi täpselt sama, et see inimene peab sobima isiksuse poolest sellesse rolli, ta peab sobima selle ettevõtte väärtustega kokku. Me peame kontrollima tema tausta, tema oskusi ja tema suhtumist, et tegelikult see, et mis lepingu formaadiga ta lõpuks seda koostööd alustab, see on tegelikult üks väga väheoluline nüanss sellest kõiges. Väga põnev, aga siis ma ootan küll põnevusega sinu esitlust ja neid mõtteid ja ma julgustan, kes te olete vaatamas, et postitage küsimused siia, kas või üldiselt küsimused või ka teemad, mis teid huvitavad, mida Laura võiks täna rääkida ja ka võib-olla sellised spetsiifilised küsimused, kui sa oledki praegu mingi olukorra ees ja sa tahad väga spetsiifiliselt küsida, et sa võid seda teha ka, et sõber tahab teada või mis iganes, kui sa tahad isiklikult seda küsida, aga igal juhul küsi. Ja Laura, kas sulle sobib, et küsimused jäävad lõppu või sa tahad, et me küsime need vahele või kuidas sa tahad? Ja võime vabalt võtta küsimused lõpus, et võib-olla ma juba jutu käigus vastan mõnele siin sujuvalt ära. Jah, teeme nii. Aga ma siis näitan oma slaidikesi ka ja vaatame siis pärast, et mis põnevad küsimused veel tekivad. Et mida silmas pidada, kui oled esimest korda töötaja otsingul. Ma arvan, et nagu ka Marika juba ütles, siis me kõik tunneme ennast ära selles kohas, et meil on liiga palju ülesandeid ja liiga vähe aega. Ja kui sina ennast siin praegu ära ei tundnud, siis palju õnne. Ma kadestan sind, aga ilmselt kuna ettevõtjad laias laastus meid täna vaatavad, siis on see meie reaalsus. Ja mis siis aitab? Ikka koostöö, et tegelikult abi vajamises ei ole mitte midagi halba, see on täiesti normaalne. Sest üksinda kaugele ei jõua ja koostöö minu arvates 100% on edu valem. Et koostööl ma ei mõtle mitte ainult seda, et sul on meeskond, kes sinul töötab ja sind aitab ettevõtluses, vaid samamoodi ma mõtlen ka koostööd erinevate ettevõtjate vahel. Et ma tõin siin välja ka, et ma olen ise 2 sellise vahva organisatsiooni liige, millest üks on BNI, mis on siis rahvusvaheline ettevõtjate organisatsioon ja teine on siis Starfish Academy, mis täna tegutseb Eestis ja Leedus, mis siis ühendab ettevõtlikke inimesi, nii siis ärijuhte kui ka investoreid. Et koostöö ja siis lisaks muidugi pildi peal minu enda mõned tiimiliikmed, et koostöö igatpidi on ainuke asi, mis meid tegelikult ettevõtjana edasi viib. Aga mida mõelda enne esimese töötaja värbamist? Et kui sa täna oled arvamusel, et sul on vaja kedagi enda tiimi juurde, siis kindlasti ei tasu kohe hakata kuhugi mingeid kuulutusi postitama, et tuleb natukene teha mõttetööd. Et esimese asjana ma soovitan panna enda jaoks kirja, mis on need erinevad rollid sinu ettevõttes, mis on olemas. Et antud juhul, kui sa oled üksinda, siis sa täidad ise kõiki neid rolle täna, aga muidugi ideaalis sa tahaksid osad nendest rollidest ära delegeerida.
Ja see on ka järk-järguline protsess, et kindlasti ei ole võimalik nüüd kohe korraga võtta, ma ei tea, 10 inimest omale tiimi ja siis kohe järjest hakata kõik ära delegeerima, et see peab olema nagu järk-järgult. Aga pane kirja kõik need erinevad rollid ja siis pane paika see, et mis on need esimesed sellised töölõigud või tükid, mis sa tahad ära delegeerida ja mis võiksid olla siis tulevikus need järgmised. Ja siis ongi see nii-öelda suur küsimus, et kas neid rolle tegelikult peab täitma täiskohaga töötaja. Et paindlikkus, ma arvan, et eriti alustava ettevõtja jaoks on hästi-hästi oluline. Ja võib-olla sa avastad, et sul ongi täpselt siuke poole koha jagu näiteks töökoormust, mida ära anda. Ehk siis neid variante on tegelikult veel hästi palju. Et näiteks virtuaalassistendid, kes töötavad kaugelt, kes töötavadki erinevate klientidega. See tähendab seda, et nad ei saa ennast 100% sulle pühendada, aga samas neil on ka kogemusi nii paljude teiste klientide juures, nad saavad neid erinevaid teadmisi ja oskusi siis oma klientide vahel nii-öelda põrgatada ja jagada. Siis muidugi teenuse tellimine, üks variant. Et no raamatupidamine näiteks on klassikaline näide, et raamatupidajad enamasti väikeettevõtjatel ei ole mõistlik endale palgale võtta, et pigem ikkagi tellida raamatupidamisteenust. Samamoodi ka näiteks värbamisteenus võib olla selline asi, võib-olla turundusteenus, eks ju. Siis kui on soov ikkagi võtta ametlik töötaja palgale, siis võibki olla ka ju osakohaga, ei pea olema täiskoormusega. Samuti on olemas võistleping, ehk siis nende käsunduslepingu variandid, et need on ka natukene paindlikumad, et saab teha näiteks ainult reaalselt töötatud tundide järgi seda arvestust. Ja muidugi on ka partneri võimalus, ehk siis vahetada lihtsalt omavahel väärtust. Et oletame, et kui sina näiteks pakud turundusteenust ja on olemas keegi teine, kes pakub näiteks trükikoja teenust, et tema vajab endale turundust ja sina vajad endale mingeid trükiseid, et siis alati ei pea isegi vahetama seda raha, vaid võibki lihtsalt vahetada väärtust. Ehk siis neid alternatiive on tegelikult hästi palju. Et kui sa need rollid oled enda jaoks ära kaardistanud, et siis sa võid ka vabalt mõelda selle peale, et kas oleks mõistlik seda rolli delegeerida väljapoole kuidagi muud moodi, mitte siis nii-öelda tavalises töötaja formaadis. Ja kindlasti ka majandusliku poole pealt peaks mõtlema selle peale, et tulevane töötaja peaks aitama mitmekordselt teenida tagasi kõik need kulud, mis temaga seonduvad. Ehk siis jällegi, kui sa neid rolle vaatad, et siis mõtled, mis on see nii-öelda eelarveline pool, sest et värbamine on selles ressursimahukas tegevus, et sinna läheb aega, sinna läheb raha ja muidugi on see uus töötaja siis vaja ka välja koolitada ja talle maksta tasu, eks ju. Pluss siis veel antud töötaja puhul eriti on ju kõrged ka tööjõumaksud. Nii et kindlasti arvesta välja, et mis pidi see kõige paremini kokku jookseb ka numbrite poolest. Aga kui see eeltöö on tehtud, siis meil on edukaks värbamiseks sellised 10 käsku. Ehk siis esiteks tea täpselt, keda sa otsid. Et kui sa oled nüüd välja mõelnud, mis on need esimesed töölõigud, mis ära tahad delegeerida, siis pane paika väga täpselt selle ideaalse kandidaadi profiil. Ehk siis alates sellest, et mis haridus tal on, mis litsentsid või diplomid või kursused ta on läbinud, lõpetades sellega, et kas ta on sportlik inimene, kas ta elab linnas või linnast väljas, mis vanuserühmas ta võiks olla ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis mõtle selle peale, mis on need asjad, mis tema CV-s võiks olla välja loetavad ja samamoodi, et mismoodi sa kirjeldaksid seda inimest kui oma sõpra. Ehk siis isiksuse, omaduste ja nii-öelda sisemiste väärtuste pool on ka hästi-hästi oluline. Ja kui sa oled selle inimese ära kirjeldanud, siis mõtle, mis kõnetab seda inimest, ehk siis mis on tema ootused sulle kui tööandjale või siis nii-öelda teenuse tellijale. Ehk siis mida pakud sina vastu. Ja see on tegelikult üks kõige olulisemaid asju, mis tihtipeale ka näiteks töökuulutusi vaadata sealt täiesti tahaplaanile, aga fakt on see, et tublide inimeste eest käib kõva võitlus. Nii et sa pead suutma inimesele selgeks teha, miks ta peaks valima enda koostööpartneriks või tööandjaks just nimelt sinu ettevõtte. Ja see ei pea olema ainult mingi meeletu hea palk. See võib vabalt olla just nimelt näiteks paindlik töökorraldus, mingid ägedad koolitused, karjäärivõimalused, ma ei tea, lähetused näiteks, mingid lisakindlustused,
või mis iganes muud asjad need on, et mõtle sõnastuskastist välja poole, kui sa tead, kes see sinu ideaalkandidaat on, sa tead ka seda, et mis teda kõige rohkem kõnetab. Siis 3. punkt, nagu me rääkisime juba, et kiirustamine on üks väga suur viga, mida tehakse, nii et anna rahulikult aega. Et muidugi ei tasu nagu uimerdada ka, aga selles arvesta, et ühe korraliku värbamiskampaania peale võid minna vabalt mingi 3-4 kuud. Et see on pigem normaalne aeg. Ja heida lai võrk, et jällegi lähtudes sellest ideaalse kandidaadi profiilist, sa peaksid teadma ka seda, et kus see ideaalne kandidaat ringi liigub, kas ta kasutab rohkem LinkedIni, Facebooki, Instagrami, kas ta loeb uudiseid pigem Õhtulehest või Äripäevast, kas ta vaatab telekat või ei vaata, kas ta liigub kuskil, ma ei tea, messidel, erialastel üritustel, koolitustel ja nii edasi. Ehk siis vastavalt sellele inimtüübile sa saad välja mõelda, mis on need kohad, kust teda siis üles leida. Kas ta suure tõenäosusega on töötukassas näiteks arvel või pigem mitte. Kas ta käib CV-keskusest või online'is või ei käi. Et vastavalt sellele siis valida välja need kohad, kuhu panna üles töökuulutused. Nüüd, kui kandidaadid on hakanud sisse tulema, siis tuleb nende käest küsida õigeid küsimusi. No intervjuu küsimuste teema on selline teema, millest ma võiks rääkida tunde, aga lõppude lõpuks on see, et sul võiks olla olemas vähemalt kindel intervjuu põhi, mida sa kasutad alati kõikide kandidaatide puhul, vähemalt ühe rolli kandidaatide puhul ja need võiksid siis võimalikult hästi avada just nimelt seda, et kuidas see inimene mõtleb. Et kindlasti soovitan kasutada näiteks situatsiooni küsimusi. Ma ei tea, üks näide HM aegades siis, kui ma ise sinna tööle kandideerisin, oli see, et kujuta ette, et sul tuleb poodi ema väikese lapsega ja väiksel lapsel on käes jäätis. Ema vaatab rahulikult riideid ja see väike laps käib ja mögerdab oma jäätisega järjest kõik asjad ära. Mis sa teed? Nii, ja siis ongi situatsiooni küsimus, eks ju, et vastavalt sellele, et kuidas siis oodatakse, et klienditeenindaja käitub, juhul vastavalt sellele on siis ka see vastuste hindamine, et sa ise tead kõige paremini, mis on sinu jaoks õige ja vale vastus, aga ma soovitan ka need enne enda jaoks paika panna, et siis intervjuu vastuste hindamine oleks võimalikult objektiivne. Nüüd punkt number 6, veendu produktiivsuses. See tähendab seda, et meil ei ole erilist pointi küsida üle lihtsalt neid samu asju, mis on kirjas inimesed CV-s. Okei, kus sa töötasid, mis sa seal tegid? Nii, aga mis oli nende tegevuste tulemus? Et see on nagu tegelikult see kõige olulisem asi, mida tihtipeale jäetakse küsimata. Ehk siis palu tuua mingeid konkreetseid näiteid, mis tulemusi see inimene saavutas, mis püsivaid väärtuseid ta lõi, mida ta tegi, mida temalt võib-olla ilmtingimata ei oodatud, aga mis tuli tema enda initsiatiivist. Mis on need asjad, mis jäid tema eelmistesse töökohtadesse temast maha ja mida kasutatakse võib-olla siiamaani edasi. Ehk siis sa tahad saada aru, kas see inimene oskab ise näha mingeid võimalikke probleeme ja kas ta ise oskab ka leida nendele juba tulemusi ja kas ta suudab ka võtta ise initsiatiivi, et need probleemid ja lahendused kohe nagu ära teha. Ehk siis, et antud juhtudel ka sobib selline töötaja, kes ootab kogu aeg käsku, eks ju, et sa kogu aeg ütledki talle, et nii nüüd tee seda, nii nüüd tee seda, aga antud juhul eriti, kui on tegemist meie esimeste tiimiliikmetega, siis nad pigem võiksid olla ise sellised initsiatiivikad ja osata ise ka nagu neid probleemi kohti tuvastada ja juba ise omal initsiatiivil ära lahendada. Ehk siis küsi alati rohkem tulemuste kohta, mitte tegevuste kohta. Siis tutvu isiksusega. See on niivõrd oluline, et tegelikult väga paljusid oskusi me saame inimesele õpetada. Ehk siis isegi, kui tal ei ole erilist kogemust näiteks meie valdkonnas, siis see tihtipeale ei ole nii suur takistus, kui tal on olemas see tahe ja see soov ja see sisemine põlemine. Ehk siis kindlasti ürita aru saada, et mis tüüpi inimesega on tegu. Üks hea variant on näiteks isiksuse testid, et tiimi ehitamisel ka see põhimõte kehtib, et tiimi erinevad liikmed peaksid üksteist täiendama. Ehk siis näiteks, kui sa ise oled hästi
ütleme selline algataja tüüpi inimene, sulle meeldib õudselt inimestega suhelda, uusi projekte käivitada, siis sinu kõrvale sobiks ideaalselt keegi selline, kes on pigem analüütiline, kellele meeldib asju töös hoida, mitte niivõrd algatada, sest et kui tiimis panna kokku 2 sellist algatajat, siis tuleb kogu aeg mingeid uusi projekte peale, aga mitte keegi ei tegele nendega edasi. Ehk siis hea oleks, kui erinevad tiimiliikmed üksteist siis täiendaksid. Nüüd praktilised ülesanded on jällegi vastavalt sellele rollile. Need võivad olla füüsiliselt ühes ruumis, näiteks rühmaintervjuud on väga äge variant, kuidas näha näiteks meeskonna toimimist, aga kui seda on praegu natuke liiga palju või sul ei ole lihtsalt selle jaoks vajadus, siis näiteks võivad olla ka mingid kodused testid või siis lihtsalt niisugune proovitöö. Muidugi proovipäev või proovitöö sellest, kui seda niimoodi ei võtta, see peab olema tasustatud, üks väike nüanss teadmiseks. Aga need praktilised ülesanded, et mis iganes formaadis nad on, ma kindlasti soovitan neid kasutada. Et ma ei tea, raamatupidaja näide, annadki talle ette mingi reaalse olukorra või reaalse küsimuse, mis sul on tekkinud ja vaatad, kuidas siis iga kandidaat seda ära lahendab. Et see jällegi aitab sul hästi mõista seda, et kuidas see inimene läheneb erinevatele olukordadele, kuidas tema mõttekäik töötab. Et üks näide, et me ütlesime juhi abi ja siis oli selline tõlkimisülesanne ehk siis öelda, et nii, okei, siin on mingisugune asi, eks ju, see tootekirjeldus on vaja tõlkida eesti keelde ja siis üks kandidaat põhimõtteliselt hakkas siis käsitsi seda teksti tõlkima mingite kindlate terminite jaoks, kasutas Google Translate ja need terminid olid täiesti mööda. Ja teine kandidaat põhimõtteliselt korraks kiirelt guugeldas ja leidis, et selle sama toote kirjeldus on ametlikult tarnija kodulehel eesti keeles juba olemas. Ja ta tegi põhimõtteliselt copy-paste ja see asi oli olemas. Ehk siis, et kuidas inimene läheneb erinevatele ülesannetele. Jällegi, kas ta läheneb sellele tegevusele, et mina pean seda tõlkimist ise tegema või ta läheneb sellele tulemusele, ehk siis on vaja saada see tekst eesti keelde ja ma teen seda võimalikult kiirelt ja lihtsalt, eks ju. Siis punkt number 9, austa kõigi panust. See tähendab seda, et punkt 1, kõik kandidaadid peavad saama vastuse ja punkt 2, nad peavad saama vastuse võimalikult kiiresti. Ehk siis vaata kindlasti hoolikalt, et sa kaitseksid kõikid andmeid väärikalt ja et sul ükski kandidaat ei jääks kahe silma vahele. Et see süsteem võib olla kas või nii lihtne kui mingi ma ei tea, mailis labelite kasutamine või siis mingi Exceli tabel, sa võid muidugi kasutada ka mingi tarkvara, aga ilmselt esimese asjana seda mõistlik soetada ei ole. Aga hästi-hästi oluline on see, et iga kandidaat saaks sinu käest vastuse. Et tõenäoliselt on see, et ükskõik kui palju sul neid kandidaate on, siis 1 või 2 nendest saavad tööpakkumise ülejäänud saavad eitava vastuse, eks ju. Aga nad nii väga ootavad seda vastust, et see tähendab tegelikult inimese jaoks väga palju. Ja üks kõige suuremaid muresid, mis kandidaatidel tegelikult on see, et nad muudkui kandideerivad, nad panustavad enda aega, eks ju, nad vestlevad sinuga, nad saadavad oma CV-sid ja nii edasi ja mitte keegi lihtsalt ei vasta neile. Et see on üks asi, mis aitab sinu tööandja mainet tegelikult ka kõvasti hoida, et kui sa austad inimese aega, sa tänad neid sellest, et ta on oma huvi üles näidanud ja sa saadad talle selle vastuse. Ja 10. punkt, tagasoe sisseelamine. Ehk siis, kui sa oled nüüd valinud oma töötaja välja ja teinud talle pakkumise, ta on seda vastu võtnud ja siis ongi käes esimesed tööpäevad, et valmista ennast ette. Mõtle selle peale, mida see inimene võib ise tunda, et kindlasti ta on natukene ärevil, ta on natukene hirmul, ta kindlasti kahtleb palju, mõtleb üle, et issukene, et esimesed päevad, et ma ikka jätaks endast hea mulje ja kes siin üldse on ja mis ma üldse tegema pean. Et kindlasti võta need pinged maha, ole talle toeks, vaata, et tal oleks vajalikud töövahendid ja ligipääsud ja muud asjad olemas, et ta saaks kohe kuskilt pihta hakata. Pühenda talle piisavalt aega, et teda koolitada, et teda mentordada, et tema küsimustele vastata. Ja just nimelt see emotsionaalne pool ka, et kui sul juhuslikult juba on mõni tiimiliiga olemas, et siis kindlasti tutvusta kõik omavahel. Las nad saavad nagu natukene vabamas formaadis kõigepealt tuttavaks, tee kindlasti selgeks, et kes millega tegeleb, kes millega saab aidata, eks ju.
ja anna neid ülesandeid üle järk-järgult, et minu enda kogemusest ka, et hästi hea on nagu hakata vaikselt kuskilt otsast minema ja kui sul juba nagu seda konteksti tekib rohkem, et siis nagu järk-järgult võtta neid ülesandeid peale. Et see uus inimene, kui ta on uues ettevõttes ja uute ülesannetega tegeleb, siis kui sa kõik talle nagu korraga peale paiskad, siis ta lihtsalt jookseb kokku omadega, et see on täiesti loomulik. Et pigem järk-järgult neid asju delegeerida. Ja kindlasti ära unusta, et värbamine ei lõppe ära siis, kui töötajal esimene tööpäev käes on, vaid tiimi hoidmine tegelikult on püsiv järjepidev töö ja olemasoleva töötaja hoidmine on alati soodsam ja ka mõistlikum kui pidevalt uute värbamine. Ja selle jaoks üks hea nipp, mis ma soovitan, on see, et leida iga töötaja jaoks regulaarselt pooltunnikest oma kalendris, panna korduma need ajad ja teha nendega 4 silma all lihtsalt selliseid vestlusi. Kuidas sul läheb? Kas sul on mingeid küsimusi, kas sul on mingeid muresid, rõõme, midagi, mis sa tahad jagada, kuidas sa tulevikku siin ette näed, on sul mingeid ettepanekuid ja nii edasi ja nii edasi. Aga mida teha siis, kui sa oled aru saanud, et sul on inimest vaja, aga endal ressurssi ja teadmisi napib? Et on olemas erinevaid variante, et nagu me rääkisime ka, et ka näiteks värbamise jaoks ei ole vaja palgata töötajat, et saab kasutada teenust. Et siin on lihtsalt mõned variandid, mida sa võiksid kaaluda, et kui sa ise sellega tegeleda ei saa või ei taha või ei oska. Et värbamise täisteenus või siis abi ainult teatud etappidega ja koolitus on üks variant. Siis teine variant on lihtsalt, et keegi teeb sulle ette selle värbamisprotsessi ja dokumendi põhjad, mida kasutada või siis lihtsalt küsid konkreetsete asjadega nõu, konsultatsiooni. Ja muidugi hästi palju on tasuta nippe, et ma tõin siin küll välja enda erinevad kanalid, aga muidugi neid on meeletult palju veel, et kas või ma ei tea, alustades Äripäeva personaliuudistest ja lõpetades erinevate värbamisfirmade sotsiaalmeediaga, et kindlasti seda infot leiab väga palju. Aga igal juhul olete väga oodatud ka minu kanalites meid jälgima, et me jagame neid tasuta nippe kogu aeg regulaarselt ja panin siia väikese kingituse ka, et kes soovib endale sükst värbamise spikrit saada, siis see viimane link, et sealt saab selle endale siis meilile tasuta tellida. Aga siin siis ka minu kontaktid, et kindlasti rõõmuga ootan teie küsimusi, ma saan aru, et osadele küsimustele me saame kohe vastata, aga kui ka hiljem tekib mingeid küsimusi või mõtteid, et siis võib mulle Facebooki kirjutada või helistada, kirjutada meilile, et rõõmuga oleme abiks ja toeks. Nii, aga võtame siis küsimused. Ma olen väga põnevil. Väga hea, aitäh, Laura. See oli, ma arvan, hea läbilõige, nagu, mis tegelikult tähendab sisuliselt väga palju tööd. Aga siin on sellised küsimused, et kõigepealt siis see Katrin küsib, et kuivõrd on levinud tänapäeval soovitajatele helistamine, näiteks telefonikõne eelmisele tööandjale, et tavaliselt otsitakse tööd, kui ei olda veel töötu ja ollakse endiselt tööl ja tööandja ei teagi, et soovib lahkuda, ehk siis siin on vist nagu 2 küsimust, ma ise nagu, mulle tundub, et üks on see, et kui palju telefonikõne tehakse, on ju reaalsed soovitused, kui tähtsad need on ja kas seda peaks tegema tööandja ja kas töötaja peaks olema valmis ja kindlasti võiks seda nagu kasutada, et anda endale soovitajaid. Ja siis teine küsimus võib-olla ongi see, et kuidas see küsimus, et kui sa oled veel tööl, sa ei taha veel nagu tööandjale öelda, et tegelikult sa otsid midagi muud, et kuidas neid olukordi nagu lahendada? Punkt 1 kindlasti tasub soovitajatele helistada ja pigem 2, mitte 1, et see üks inimene võib olla keegi, ma ei tea, sõber, tuttav, kes iganes, et pigem ikkagi küsida 2 soovitaja kontakti ja päriselt küsida nende käest ka, et just nimelt jällegi, et kuidas see inimene oma töösse suhtub. Ta mainis intervjuul, et ta tegi sükest asja, kas sa vastab tööle ja nii edasi. Kui nüüd antud praegusele tööandjale see inimene ei taha veel öelda, et ta kandideerib kuhugi, see on täiesti okei, aga las ta siis leiab kellegi teise omale soovitajaks. Et ma ise olen pigem olnud nagu selles suhtes paindlik, et see võib olla ka tema keegi kolleeg või alluv või ma ei tea, mingi keskastme juht või nagu üle ühe koha juht või mis iganes moodi, et seal on mingeid alternatiive ja muidugi veel nagu eelnevatest kohtadest. Et isegi see on täiesti okei, kui oletame, et ma ei tea, inimene töötas kuskil eelmises kohas mingi 5 aastat tagasi,
et see juht nagu enam-vähem mäletab, aga ta oskab midagi ikkagi rääkida selle inimese kohta. Et kui ta on midagi väga hästi teinud või midagi väga pekki keeranud, siis see juht mäletab seda. Et pigem mitte nõuda siis niimoodi, et sul peab olema soovitajaks praegune tööandja, otsene ülemus, vaid öelda lihtsalt, et 2 soovitaja kontakti peavad olema ja nad peavad oskama midagi nagu sinu tööalasest sooritusest rääkida, aga anda nagu selles suhtes rohkem vabadust, et las ta leiab ise need soovitajad ja sa saad õigete küsimuste abil aru, et kas nad on päriselt nagu koos töötanud ja mismoodi neil see suhe oli. Et kui helistad ainult ühele soovitajale, see on lihtsalt see risk, et võetakse keegi mingi sõber ja siis öeldakse talle ette, et mis ta rääkima peab, et sellepärast on alati hea, kui rääkida 2 inimesega, et saab nagu natuke erinevaid vaatenurki. Kas sa mainisid seda ka, et kui inimene töötab, ma vahepeal vaatasin küsimusi, sa rääkisid tegelikult sellest ka ära, Ja, just. Okay. Et kui ta töötab, et siis kindlasti tal on mingeid eelnevaid tööandjaid ja kui on tegu väga noore inimesega, et võib-olla tal on siis, ma ei tea, ülikoolist näiteks mõni õppejõud, kellega ta rohkem kokku puutunud või kuskil mingi suvepraktikal käinud, et midagi ikkagi, et see inimene ilmselt kedagi ikka saab nagu soovitada, et lihtsalt mõelgu natukene kastist välja. Siis Triin küsib sellist küsimust, et kas värbamisteenust ostavad pigem suuremad ettevõtted või kasutavad ka väikeettevõtjad värbajate abi ja kaua sinul endal läks aega tiimi täiendamisega? No see esimene küsimus, et see on täiesti seinast seina, et personalileidja kliendid näiteks pigem ongi just nimelt mikroettevõtted, ehk siis pisikesed meeskonnad, kellel veel ei ole üldse olemas mingit eraldi värbamise või personali inimest. Et siis ongi nagu mõistlik see väljaspoolt tellida, sest et seda mahtu lihtsalt ei tule nagu kogu aeg peale. Et suurtes ettevõtetes pigem juba on olemas eraldi, kas siis personalijuht või eraldi täitsa värbajad, kes sellega tegelevad, aga muidugi ka nemad kasutavad seda teenust. Ja mis see teine pool küsimust oli? Oli see, et kuidas sul endal läks tiimi kokkupanemisega? Esimese tiimi liikme ma sain tegelikult üldsegi praktika kaudu, et sellega läks väga hästi, et ma pakkusin ennast välja, oli siuke projektijuhtimise kursus ja siis seal oli vabatahtlik praktika ja siis selle praktika käigus siis seesama inimene jäi mulle ka tiimi pärast edasi. Ülejäänud värbamisassistentide jaoks ma tegin kampaania, see värbamine võttis ikka äkki 3-4 kuud, sest ma tegin seda täiesti üksinda, eks ju, sel hetkel veel palgade kõrvalt ja mul läks kokku kindlasti üle 100 töötunni. Ehk siis see oli ikka nagu üsna intensiivne protsess, aga ma valisin ka ikka väga hoolega, kandidaat oli väga palju. Ja teine kord nüüd sel aastal oli siis juba niimoodi, et mina olin just nagu kliendi rollis ja minu need samad värbamisassistendid siis ise nagu otsisid meile tiimilise juurde. Aga jah, selles suhtes ikkagi siuke 3-4 kuud, kui seda väga põhjalikult teha, et see on siuke normaalne aeg, aga muidugi saab ka kiiremini. Kui palju nagu on sellist, sinu praktikas olnud sellist nagu juhused, et mina isiklikult tean, et mina olen leidnud tegelikult niimoodi, et loomulikult aega on kogu aeg vähe ja kogu aeg on ülesandeid, mida tahaks kellelegi ära anda, aga samas hoog on nii suur ka sees, et nagu tunnen, et ma ei jaksagi nagu keskenduda sellele, et värbamisega veel tegeleda. Ja siis on inimesed sattunud mu teele ja siis ma olen nagu juhuslikult lihtsalt leidnud endale abilisi. Kuidas sa seda kommenteeriksid nagu sellist nagu liikumist ettevõttel, kes leiabki juhuslikult endale inimesi? Kes see, et sa otsid sihitult? No, see võib minna õnneks. Aga pigem nii palju, kui ma olen oma tutvusringkonnast kuulnud neid lugusid, siis ajutiselt see paneb nagu haavale plaastri peale, aga sealt hakkab ajapikku ikkagi nagu vahelt läbi mitsema. Et isegi kui on näiteks keegi tuttav või keegi tuleb ja ise pakub ennast, et siis ma soovitaks ikkagi need samad värbamise etapid ka selle inimesega läbi teha. Ja tegelikult tihtipeale mõeldaksegi, et nii äge, näed, mul siin sõber otsib tööd, ma juba tean teda, et ma võtan ta. Et kui siin väga täpselt ei panda neid piire ja kokkuleppeid paika, siis võib halvimal juhul jääda ilma nii sõbrast kui ka töötajast. Ehk siis tuleb hästi ettevaatlik olla, et mina, ma ei saa öelda, et see on hea või halb, aga ma soovitan seda, et ikkagi samamoodi teha need soovitajate kontrollid ja intervjuu küsimused ja praktilised testid ja isiksuse testid, kõik need etapid ikkagi läbi
ja kui siis ka tundub see hea otsus, siis väga lahe, go for it, aga pigem nagu niisama pimesi ma ei soovitaks kedagi võtta, vahet pole, kas see on tuttav või mitte. Väga hea nõuanne. Siis Emily küsib, et kas sa oskad tuua näiteid, et kui töösuhe lõpeb suhteliselt lühikese tööaja jooksul, siis mis võis minna värbamise jooksul valesti, et ei leitud õiget inimest ja kuidas seda olukorda vältida? Kas olulisem on leida inimene, kes sobib isiksuse poolest või oskuste poolest? Jälle kaks küsimust, aga ja... Ma alustan teiselt poolt kõigepealt kindlasti isiksuse poolest, sest et nagu ma ütlesin, oskusi saab üldjuhul õpetada ja kui see inimese isiksus sobib ja ta on ise motiveeritud, siis igal juhul sul on palju lihtsam talle teha selgeks mingeid tööalaseid nüansse versus siis see, et sul on keegi, kes justkui nagu kõike oskab ja kõike teab, aga sul on temaga lihtsalt võimatu nagu ühist keelt leida ja koos töötada. Ehk siis kindlasti isiksus üle oskuste, see on isegi üks personali leida väärtuseid muideks. Ja tuleb mulle meelde, kuidas see esimene pool oli. Esimene küsimus on see, et kui on väga lühike tööaeg olnud, siis ilmselgelt läks midagi värbamises valesti ja mis see tavaliselt siis võiks olla, mis läks värbamises valesti ja kuidas seda vältida? Jah, no neid võib olla mitmeid. Üks hiljutine õppetund näiteks oli ühel mul kliendil, kes tellis meie käest osaliselt abi ja tahtis ise nagu seda värbamisprotsessi nagu läbi viia, et inimesel oli olemas küll 2 soovitaja kontaktid ja kuna see ettevõtte juht ise teadis neid inimesi, kes soovitajateks oli märgitud, siis ta oli, äge, ma tean neid, ma ei hakka neile helistama. Ja tegelikult tuli välja, et see töötaja põhimõtteliselt alustas tööd ja siis kohe kadus nagu ära. et ikkagi, kui sul on protsess olemas, siis tuleb sellest kinni hoida. Ja me saame, mida põhjalikumaks ja pikemaks seda värbamisprotsessi ajada, seda rohkem me saame neid erinevaid ohukohti nagu ennetada, aga lõppkokkuvõttes on see, et me ei saa mitte kunagi 100% teada kõike selle inimese kohta. Et on mingeid asju, mida me ei tohigi seadusega küsida ta käest. Ma ei tea, on sul mingeid sõltuvusprobleeme, kui on, siis on, kui ei ole, see on niivõrd isiklik asi ja me ei saa sellest kuidagi veenduda, või mingid muud detailid, ma ei tea, pereplaneerimise asjad ja välismaale kolimise plaanid ja mis iganes, need võivad ka tulla täiesti nagu ootamatult inimese enda jaoks. Et mida rohkem neid etappe on, seda rohkem me saame neid riske maandada, aga 100% me ei jõua mitte kunagi. Okei, väga hea. Siin oli, ma arvan, piisav, nagu sellist väga head mõtteainet. 2 küsimust veel. Üks on minu poolt, teine on Triinu poolt, kes kõige esimesena tegelikult selle küsimuse küsis, et kas sul on endal olnud ka ämbreid, kuhu otsa sa oled kukkunud, et nagu... Ikka on. Ma arvan, et kõige suurem ämber ikkagi ongi jälle see kiirustamine, et seda ma olen nüüd siin enda ettevõttes väga-väga teadlikult üritanud mitte teha. Aga vahel ikka on see, et tahad nagu mingid järeleandmisi teha ja siis tuletad endale meelde, sul ei ole kunagi nii kiire, et sa peaksid valima valet inimest. Mis siis veel? Kindlasti see, et kui värbamisprotsess jääb näiteks venima liiga pikaks ajaks, et siis lihtsalt inimestel elu pressib peale, neil on vaja mingit kohta leida ja siis sa võid mõnest sellest kandidaadist ilma jääda niimoodi. Et miks ka jällegi tasub nagu kasutada abi, et endal neid kohustusi on nii palju, et mitte jääda nagu liiga kauaks venima ise sellega, et inimestele vastuseid anda. Siis kindlasti võib olla see, et võib-olla see kandidaadi profiil ei ole nagu piisavalt täpselt paigas, ehk siis see ei kõneta tegelikult seda õiget sihtrühma. Et näiteks meie enda puhul, et kuna me otsime, eks ju, ettevõtjates tegelikult partnereid, et siis see peab olema selline asi, mida igas värbamise etapis kogu aeg öeldakse üle või näiteks, ma ei tea, kui sul on töökoht, mis eeldab kohal käimist või siis just nimelt kodus töötamist või näiteks välislähetusi või mingid imelikke tööaegu või mis iganes asju, et siis kindlasti tasub nendest ootustest kogu aeg rääkida. Et inimestel, meil kõigil on vahel natukene valikuline kuulmine, me loodame alati parimat, et siin on kirjas küll, et ma pean laupäeviti töötama, aga äkki ikka ei pea. Et kõik sellised asjad tasub alati hästi selgelt üle kommunikeerida, et näiteks meil oli üks
üks inimene, kelle me valisime välja, aga siis kuigi me olime nagu igal pool märkinud, et me ootame, eks ju, oma ettevõttega nagu partnerit, et siis ta ikkagi nagu tegelikult lootis, et äkki ta saab nagu tööle tulla. Et siis jällegi olime sunnitud nagu seekord ütlema, et ei, aga et kunagi tulevikus jätame selle ukse lahti. Et sellised näited. Väga hea. Siis minu küsimus lõpetuseks, me oleme täna mõnusalt üle aja läinud, mis näitab seda, Laura, et sa pead ükskord meile veel tulema rääkima ja võib-olla nagu, ma ei tea, mingi osa sellest, mida sa praegu tegelikult linnulennult andsid meile nagu läbilõike kogu sellest asjast, aga võib-olla mingi osa, mis on sinu meelest ka väikeettevõtjatel kõige nagu sellisem vajakajäämasem, et me kutsuksime sind teinekord tagasi. Aga siis lõpetuseks selline küsimus, et kui keegi nüüd hakkas mõtlema, et tõesti tundub, et see värbamine on ikkagi nagu keerulisem, kui ta võib-olla alguses ette kujutas ja ajamahukam ka, et päris nagu õigeid otsuseid teha, siis palju see teenus maksab keskeltläbi, nagu mis need turuhinnad on, et millega ettevõtja peaks arvestama, mis kuludega või kuidas üldse see käib? No see oleneb jälle hästi-hästi paljudest nüanssidest, et näiteks mis rolliga on tegemist, eks ju, kui vastutusrikas see on, mis on need erinevad värbamise etapid, mida siis tuleks kasutada, kui konkurentsivõimelist nii-öelda tasupaketti sellele töötajale pakutakse ja nii edasi. Et mina keskmiselt olen hoidnud selle umbes niimoodi, et suurusjärk 1,3 korda selle tulevase töötaja üks palgafond. See on siis täiskohaga töötaja puhul. Aga ongi, et kuna neid paindlikke variante on hästi palju erinevaid, et siis see võib nagu kõikuda ühes või teises suunas. Et kui näiteks on selline roll, millest kandidaadid ise võiksid olla väga-väga huvitatud, et siis võib see tasu olla ka väiksem. Kui see on jällegi selline roll, mida on väga keeruline täita, siis see võib olla suurem. Et pigem alati julgustan suhtlema, küsima nõu, küsima pakkumisi, et siis saab juba nagu täpsemalt sotti sellest konkreetsest olukorrast ja saab teha hinnapakkumisega. Väga hea, aga aitäh, Laura, sulle ja kui kellegil on veel, tekib siin küsimusi ka järelvaatamise osas, et me vahepeal ise viskame pilgu peale selle laivile ka, et eks me siis anname Laurale märku, et Laura saab tulla ise ka kommentaari siia vastama otse, kui keegi veel järgi vaatab seda, aga suur tänu, kes te olite meiega siin ja kohtume siis uuel reedel jälle uuesti. Ja suur aitäh ka minu poolt, head reedet!